Täna tutvume minu PS2 mängukoguga. Oma esimese PS2 mängukonsooli hankisin aastal 2003 ja just seesama siin nähtav Ratcheti ja Clanki plaat oli kõige esimene mäng, mis sai sellele hangitud. Edasine on juba ajalugu, nagu öeldakse meedias. Vaatame siis need mänge natuke. Mis on sees on? Päris vägev. Vaatame, mis siin raamatus on. Oi, kui hea raamat. Nii pissiga. Nii palju. 2 tükki. See on otsi tulnud. Ikka 2 tükki. Ma nii tahan seda kassi endale. Ja seda robotit ka. Robot ja kass on sõbrad. Mis on? Ja siis vajutad siia nuppu. See on nuppu. Ja nuppu ja kass hüppab. Nuppu ja robot hüppab. Nuppu ja... Mis siin on? Oh. Tere, mina olen kass. Ja siin on minu sõber robot Clank. See on paha. See on paha mees, nad. See on väga paha. Nagu kuulda võib, siis video tegemine on lõbusam, kui sul on tugimeeskond. Mänguga on kaasas selline väike reklaam. Mängu arendaja on firma Insomniac ja turule jõudis see 2002. aasta novembris. Müüginumbritest rääkides, siis mul ei ole küll hetkel kõiki andmed käepärast, kuid seda videomängu on müüdud suurusjärgus 3 miljonit koopiat, mis on äärmiselt hea tulemus. Ratcheti mängusarja teine plaat on minu kogus pärit Platinum sarjast. Nimelt ei jõua ju uue mängu välja tulles kohe kõike ostma ja teisest küljest saab natuke oodates asja soodsama hinnaga kätte. Selles seikluses osaleb Ratchet muu hulgas hõljukrattavõistlustel ja kosmoselaeva lahingutes. Mis meil siin on? Mida me näeme siin? Robot ja kass. Ja mis sa arvad, kas robot ja kass on sõbrad jälle? Jaa! Ikka on. Minu mõte. Sinu mõte ka? 2 pead. Seigus. 2 pead on 2 pead. Ja 3 on 3. Jah. Mänguga kaasas olev juhend jätab hea mulje. Kujunduse ja paberi kvaliteedi pealt raha säästetud ei ole. Samas reklaamitakse teise mängu vahel uut osa, mis saab olema järjekorras 3. Sarja teine osa on välja antud 2003. aasta novembris ja soovitan seda kõigile, kes veel ei ole proovinud. See on lõbus. Sarja 3. seikluses on kõike palju rohkem. Rohkem maailmu, mida uurida, vägevamad vidinad, millega pahalastele nende koht kätte näidata. Seda mängu sai ka võrgus mängida. Mis veel? Korraga saab jagatud ekraanil koos mängida 4 mängijat. Huvitavaks lisaks on läbi Ratcheti seikluse esinev retrostiilis minimäng nimega Weed Comics, kus peaosas näeme kapten Quarki. Mäng ise on välja antud 2004. aasta novembris. Ehk siis jällegi üks suurepärane mäng. Ratchet Gladiator on sarja 4. mäng. Me ei näe selles sarja osas Ratcheti kõrval tema kaasast Clanki. Clank on nimelt lõksus ja Ratchet peab oma sõprade vabaduse eest televisioonisaates nimega Dread Zone üksi võitlema. See on ka viimane mäng, mille firma Insomniac PS2-le 2005. aasta oktoobris välja lasi. Kogu tegevus keskendub võitlusele. Vähem on seiklust ja uurimist. Siin tutvustatakse muuseas Ratcheti ja Clanki mängusarja kõige suurema võistleja
ehk Jacki ja Daxteri uut osa. Ehk siis alati on hea, kui turul on veel mõni tegija või võistleja. Aus konkurents viib elus edasi. Siin on veel üks tore asi. Hankisin selle mängu 2007. aastal on-offist ja on siis säilinud selline tore suures formaadis kviitung. Täielik antiik. Ja selline näeb siis välja plaat ise. Väga vinge. Sarja 5. mängus on taas tegevad mõlemad vanad tuttavad, kuid selle videomängu väljaandja ei ole enam Insomniac, vaid hoopis High Impact Games. Selle firma meeskond on osaliselt välja kasvanud Insomniaci endistest töötajatest, ehk siis järjepidevus on täiesti olemas. Size Matters ehk suurus loeb on välja antud 2007. aasta veebruaris nii PSP-le kui PS2-le. Mäng ise on aga eelkõige mõeldud siiski just käsikonsoolile. PS2-le ümberkanditult ei ole mängugraafika mõned arvates kõige suurepärasem, kuid seda siis tõesti põhjusel, et see ongi eelkõige PSP mäng. PSP-l on selle mängu müüginombriteks 3 730 000 müüdud koopiat ja kui siia juurde lisada PS2 290 000 müüdud eksemplari, siis see teeb mängu tervikuna enimüüdud sarja osaks üldse. Ja siin on veel üks kõrvalmäng, mille autor on taas High Impact Games, mis tegi versiooni PSP-le. Sanzaru Games istutas selle 2008. aasta juunis PS2-le. Mängu peaosas on robot Clank, kes peab oma sõbra Ratcheti vangistusest ja valesüüdistustest päästma. Clank kehastab Bondi stiilis salaagenti ja see siin nähtav For Your Eyes Only vihjabki otseselt ühele väga tuntud briti salaagendile. Nii, et siis selline ongi minu tagasihoidlik Ratcheti ja Clanki mängukogu. Kokku on PS2-le välja antud 6 mängu. Kasutatud seisus on võimalik neid hea õnne korral isegi meie Eesti võrguvoodidest leida ja osta. Ära end siis arvutisse või mängukonsooli unusta. Käi vahelduse mõttes metsas ja hinga värsket õhku. Või veel parem, mine kinno. Nimelt, Ratchet ja Clank peaksid kõigi eelduste kohaselt jõudma kinoekraanile ja loodame, et ehk tuleval aastal saame kass Ratcheti ja tema robotist sõpra Clanki ja nende seiklusi näha ka Eestis. Kuulmiseni ja nägemiseni!